Ja tänane video on taas kord Q&A, mis on kõige kallim riideese minu garderoobis. Räägime rahast. Tegi selline tunne, nagu ma oleks koolis sisse murdnud. Millal tuleb välja kokaraamat? Mis on minu Netflixi soovitused? Hei, siin on Viki ja tänane video on taas kord Q&A, sest aeg-ajalt, kui mul on väike kaos ja ma ei tea täpselt mida filmida, siis ma teen Instagrami stories polli, kus ma annan teile valikud, et mis videot te kõige rohkem tahaksite näha ning see oli top 2 valik, mis te siis näha tahtsite. Seega kindlasti, kui te mind Instagramis ei jälgi, soovitan, sest te saate kaasa rääkida minu videote sisu osas. Ja ma tegin seekord samamoodi nagu oma viimases Q&A's, ehk ma panin paika kategooriad, sest siis mul on endal natuke mugavam vastata, et ei ole kõik nii segamini, et esimene on siis ilu, järgmisena tuleb karjäär, kolmandaks on reisimine ning kõige lõpus on 3 random küsimust, mis siis sobinud ühtegi kategooriasse, aga sellist nagu lisa- või boonusküsimused. Ja ma ei võtnud seekord suhteteemalisi küsimusi sisse, sest päris paljud olid sellised, mis puudutasid nii mind kui Aindut ja kuna me ühe Q&A tegime koos ning see läks mega hästi, siis ma mõtlesin, et äkki teeks teise osa kutiga Q&A'le. Kindlasti andke kommentaarides teada, kas te tahaksite seda näha. Ja siis me vastamegi terve video ainult suhteteemalistele küsimustele. Aga alustame nüüd ning esimeseks teemaks on siis ilu. Ma sain väga palju küsimusi enda juuste kohta, et kuidas ma olen endaga rahul, kas ma plaanin veel midagi teha, millal ma tagasi blondiks lähen. Ma jäin mega rahul enda juuksevärviga, nagu te tõenäoliselt juba kuulsite, kui te vaatasite seda vlogi, kus ma siis käisin juuksuris ning alguses ta oli päris intensiivne, aga see tuli täpselt selline värv, et iga kord, kui ma käin pesemas ja see toon läheb natuke heledamaks, siis ma reaalselt naudin igat tooni, nagu kõik värvid on nii ilusad, et kui ta oli ülierk ja nüüd, kui ta on pastellisem, see, mis ma tahtsin. Ma arvan, et praegu või järgmise pesuga ta ongi täpselt see toon, mida ma esialgu palusin ja minust see sobib mulle nii hästi, siuke roosakas, lilla, mahe. Ma olen lihtsalt mega rahul. Ja selle ajal, kui ma seal juuksuri toolis olin ja ta mulle erinevaid värve järjest etappidena pähe pani, siis üks toon oli selline pastelline sinine ja teine oli pastelline lilla ja siis ma vaatasin neid ja need tegid nii ägedad välja, et nüüd mul tekkiski idee, et tahaks neid katsetada, aga ma ei usu, et kohe siia otsa, vaid ma arvan, et kui mul juured nagu nii välja kasvavad, et see näeb mega kole välja, siis ma lähen ikkagi blondiks, sest seda ekstra värvi on päris tüütu hoida, kuna ma pean palju rohkem enda juustest hoolitsema, tegema olapleksi, rohkem maske, kõike värki. Saan vähem pesemas käia, sest iga korraga toon kulub ära, et ma tahaks vahelduseks minna blondiks, aga ma mõtlen võib-olla äkki nagu aasta pärast jälle, et saaks veits puhata ja suvel on minu arust kõige mõnusam katsetada sellega, mis on kuidagi nagu hea aeg. Räägime nüüd natuke neetidest, et uuriti, et palju mul neid neete, millel oli kõige valusam, kas ma tahan veel teha või äkki hoopis tätoveeringuid. Mul on kokku 6 neeti, millest 4 tükki on siin kõrvas, 1 on siin ja 6 on siis nabanett. Kõige valusam oli see keskmine siin ja see paranes mul ka päris kaua, sest mul esialgu pandi liiga lühikese otsaga neet, mis tähendas, mul läks kõrv paiste ja ei jäänud piisavalt õhku kõrva ja nagu needi vahele. Eks sellepärast üldse ei paranenud ja siis, kui see välja vahetati, kui haav ei olnud veel paranenud, see oli nagu 10 korda valusam kui augu tegemine ja juba augu tegemine oli mega valus. Aga see oli päris rets ja nüüd ma tegin oktoobris ja praegu on juuni. Ta ei ole nagu punane ega paistes otseselt, kuigi ta vahepeal läheb ja pean jälle kompressi tegema, aga see lihtsalt mingi nahakühm on imelik. Mul oli hästi pikalt see siin ka üleval, ma tegin need koos samal ajal, aga see läks siit ära, nüüd on selle ülemise korras, aga see on endiselt siuke koleneb välja. Ja tätoveeringute osas ma olen täiega mõelnud, et ma tahaks, sest see on nii personaalne, annab kuidagi palju juurde, aga see tundub nii valus ja ma sellepärast täiega kardan. Pluss mul on see, et ma ei tea täpselt, mida ma tahan, seega mul ei ole mõtet lihtsalt midagi teha. Ehk ma ootan, kuni mul see pirn põlema lööb. Siis uuriti kosmeetika kohta, et kas ma eelistan pigem kallist või odavat meiki ning 100% odavat. Mul on vist ainult üks kallis meigitoode, mis on üks Diori lilla huulepulk, mis maksis mingi 45 €. Kõik teised on nagu mingi NYX, Essence, L'Oreal, mingi Max Factor, Lumene. Ma olen täiesti rahul sellega, ma ei näe põhjust, miks ma peaks ülipalju kulutama, kui odavatest brändidest kõik need tooted, mis mul ilusti sobivad. Mu näonahk on ka üpriski korras, seega kindlasti olen odava poolt. Selles mõttes, et kui mulle saadetakse kallist, siis ma olen valmis seda katsetama, aga ise ma ei tahaks selle peale raha kulutada. Ja viimased küsimused selles kategoorias on siis riiete kohta. Esiteks, mis on kõige kallim riideese minu garderoobis? Ma arvan, see on Iris Janveri pükskostüüm, millega ma siis lõpetasin gümnaasiumi. Ma täpselt hinda ei mäleta, aga minu arust see oli seal 300 € ringis, mingi 350 äkki. Kui suur osa minu sissetulekust kulub
riietele. No ma selles, me ei ole otseselt midagi arvutanud, aga ma ise ütleks, et umbkaudu siuke 1/5 äkki, nagu mingi 20%. Keegi küsis, et miks ma käisin oma sõbranna lõpetamisel spordiriietes, ehk ma Instagrami story'sse panin, kus ma käisin siis Liisi lõpetamisel ja mul oli seljas biker shorts ja top. Ja see on sellepärast, et ma läksin sealt otse edasi füsioteraapiasse, mille järjekorras ma olin olnud reaalselt 3 kuud. Mul ei olnud väga võimalik seda aega muuta, ma jooksin sinna, ehk mul ei olnud aega riideid vahetada ja ma üritasin ennast panna viisakalt, ehk mul oli ikkagi nagu mingi sädelev käekott ja viisakad kingad, et veits rohkem siuke glammi juurde anda. Ning teiseks, kui sa lähed teise inimese lõpetamisele, siis seal ei ole otseselt mingit kindlat riietust ette nähtud, vähemalt mitte minu teada. Kõik lihtsalt ise enamasti panevad need viisakalt ja ma andsin endast parima. Ning ma räägin kiirelt ka, mille osas ma üldse taastusravile läksin, sest et ma ühes videos korra mainisin seda ja ma üritan selle võimalikult lühidalt kokku võtta. Põhimõtteliselt mul on siis ala, selja, taastusravi, aga mul ei ole nagu mingit ühte kindlat asja juhtunud, millest see on. Et kõigil on reaalselt eriteooriad, mul on mingi 100 000 asja kokku, aga põhimõtteliselt mul on lihtsalt seljavalud. Ma ise arvan, et see hakkas mingi 1,5 aastat tagasi, kui ma 2 korda tõmbasin jõusaalis raskustega selja ära. Pärast seda ma lõpetasin jõusaalis käimise ja ma alustasin pilatesega, mis on reaalselt kõige parem asi, mis enda kehale üldiselt teha saad. Ning esimesed aasta aega mul oli suht okei, aga siis aasta lõpus mul hakkasid uuesti need valud. Hakkas mind nagu igapäevaselt segama ja siis ma läksin kiropraktiku juurde, pluss panin ka füsioteraapiasse ajaga, kuna ma tahtsin haigekassa rahast sinna minna, siis need järjekorrad on ülipikad, ehk nüüd on 3 kuud möödus, kui ma lõpuks ometi sinna sain. Ja siis ma hakkasin ka massaažis käima, et kiro ja massaaž koos siis on väga toetavad üksteisele, pluss pilates ja nüüd veel füsio. Ja siis need inimesed ütlesidki, et mul on alaselg väga suuri pingeid täis, et on näha, et see on kogunenud sinna aastatega, vaid mitte nagu mingi ühe ära tõmbamisega. Üks ütles, et ma seisin terve elu valesti, et ma nagu lukustan enda põlved, kui ma seisan, mitte mul ei ole nagu kerged krõnksu jalgades sees, mis tähendab, et mul läheb puus liiga ette ja alaseljale tekib liiga palju koormust. Siis mul on veel lülisammas viltu, pluss mul lülisammas vahepeal ei liikunud väga hästi, mida on suutnud nüüd kiro parandada ja pilates, aga nüüd füsio üritab mul lülisammast otseks saada, sest et ta ütles, et mu selg on asümmeetriline ehk ta ei ole nagu võrdne, et üks pool on kitsam kui teine ja teine pool on nõrgem kui teine. Ja siis mul on nagu mingi jõnk sees, ehk ma ei tee harjutusi otse ja praegu mul isegi selg teibitud ja ma pean iga päev neid füsioharjutusi tegema ja mingi venitama ja ma vähemalt tegelen sellega ja ma olen teel tervenemise poole. Oleme jõudnud teise kategooria juurde, milleks on karjäär. Päris palju uuriti ülikooli osas, et kas ma olen tundnud ühiskonna poolt survet, et sinna minna, kas ma üldse plaanin minna, kui jah, siis mis eriala. Ma ütlen kohe, et ma ei ole kunagi tundnud survet, et ma peaksin ülikooli minema ei enda perekonna või ühiskonna poolt, vaid pigem on see, et nagu 90% minu tutvuskonnast või sõpradest käib ülikoolis, siis ma pigem tunnen ennast veits väljajäetuna. Keegi väga ei samastu minu eluga, sest ma nii palju ei suhtle teiste Eesti youtuberite või avaliku elu tegelastega. Ehk kõik mu sõbrad räägivad kogu aeg sellest ülikooli elust ja ma lihtsalt ei samastu, ma ei saa kaasa rääkida, kuigi samas ma tegelikult naudin väga oma karjääri. Aga ma olen mõelnud, ma võib-olla ikkagi mingi hetk tahan minna, ma ei ole kunagi seda täielikult välistanud, vaid see on pigem mu nagu varuplaan olnud. Ja kui ma läheks õppima, siis filmindust ja kõige rohkem meeldib mulle just monteerimine. Töö osas te küsisite, et kuhu ma tahaksin tööle minna ning kelleks ma tahtsin väiksena saada. Hetkel ma siis töötan täiskohaga sisuloojana ehk minu põhiplatvormid on YouTube ja Instagram, kus ma teen siis koostööd eri brändidega ehk nad sponsoreerivad minu postitusi ning lisaks ma teen ka omaenda YouTuberi koolitusi. Seega mul otseselt ei ole vaja kuhugi mujale minna, sest ma juba nii-öelda töötangi lihtsalt enda jaoks, aga kui ma peaks kuhugi mujale minema, siis see tõenäoliselt oleks mõnda videoproduktsiooni firmasse, kas näiteks montaaži tegema või ma olen mõelnud, et võib-olla ka mõnele brändile sotsiaalmeediat teha, aga see oleks pigem nagu teisejärguline. Ja see, kelleks ma väiksena tahtsin saada, mul oli päris mitu ametit tegelikult, see käis nagu etappide kaupa, et vahepeal ma tahtsin saada kokaks, siis moedisaineriks, näitlejaks, kirjanikuks, siis vahepeal veel konkreetsemalt luuletajaks. Need just olidki need põhilised ametid. Räägime rahast. Kas ma teenin ise piisavalt või mu vanemad toetavad mind? Küsisid, ja ma elan hetkel koos enda perega ja üks peamisi põhjuseid siis, miks ma ei ole välja kolinud, on sellepärast, et kui ma hakkaks üksi elama, ma tunnen, et see on hetkel liiga suur väljaminek, et ma suudaksin küll ära elada, aga ma lihtsalt näen, et seal ei ole mõtet. Mul pigem ootan, kuni ma saan kellegiga koos kokku kolida, et mu variandid oleks siis kas mu parima sõbranna Madliga või mu kutiga, aga nad kumbki ei taha veel välja kolida, seega paari aasta pärast, kui mu kutt ülikooli lõpetab, siis ma kolin temaga kokku.
senikaua pigem olen siin nagu säästurežiimil, ehk ma ei pea üüri maksma ega toitu, mis täiega säästab, aga kõik muud kulutused, mis ma ise, ma ei tea, väljas söön, ostan asju, riideid, reisin, mis iganes, et see kõik katan need kulud enda eest ise, et ainuke asi, mis vanemad toetavad, on see nagu kodupoolsed kulud. Kas ma teen veel YouTuberi koolitusi ning kas mind saab veel sünnipäevadele kutsuda? Jaa, sest nüüd, kus need piirangud on läbi ja väikesi kogunemisi saab teha, siis jah, ma endiselt esinen, kindlasti checkake victoriavillik.com, panen lingi ka alla, et sealt saab mind tellida enda sünnipäevale, mis iganes üritusele, klassiõhtule, et ma teen nii YouTuberi koolitusi kui kuidas telefoniga filmida, kuidas vlogida. Vastavalt soovile saan kohandada enda koolitust. Ja viimane küsimus selles kategoorias, mis on kõige humoorikam asi, mis mul on juhtunud vlogides. Esimene asi, mis mul kohe pähe tuleb, on, kui ma paar aastat tagasi filmisin ühte kooli sketši, mingi erinevad tüüpi õpetajad koolis on mingi sellist. Me Elluga kahekesi filmisime seda reaalkoolis. See oli kooliperiood, seega me filmisime nädalavahetusel laupäeval ning me alustasime reaalselt mega vara hommikul, aga ühe sketši filmina võtab reaalselt mingi 10 tundi aega, ehk meil läks terve päev ja me vist lõpuks olime ka ainukesed inimesed seal majas. Me ütlesime ka sellele öövalvurile, et meil läheb natukene veel aega, et muidu vist pandi kool äkki 11 kinni või nii, aga me ütlesime, meil läheb mingi pool tundi kauem, et kas me palun saame nagu lõpuni teha, et meil on nii vähe jäänud. Siis ta oli mingi okei. Ja me olime kooli kõige kõrgemal korrusel ka. Filmime, saime ilusti tehtud, meil läks tegelikult mingi 45 minutit üle või midagi, kell oli mingi 3:12 juba. Pakime asjad kokku, lähme koridori ja siis me järsku kuuleme nagu hästi vaikselt siukest sireeni. Alarm. Ei saanud aru, kas see tuleb õuest, sest ta tuli hästi vaikselt või nagu summutatult. Mõtlesime, et mega imelik. Siis lähme liftiga alla korrusele ja kui ma alla sõitsime, sa kuuled, kuidas see sireen läheb tugevamaks. Ja sa jõuad esimesele korrusele, lifti uksed lähevad lahti ja mega vali sireen käib. Sellest mõtled nagu, mida pekki. Mõtlesime, kas mingi maja põleb kuskilt või mis toimub. Siis me lähme peauksele, vaatame, kõik tuled olid igal pool kottpime. Öövalvurit ei ole, välisuks on lukus, me ei saa välja ja sireen käib. Tekis selline tunne, nagu mul oleks koolis sisse murdnud. Tegelikult me lihtsalt jäime sinna kinni, sest öövalvur oli meid ära unustanud ja minema läinud, pannud kogu kooli valve alla ja lukku. Ja siis järsku helises valvelauast telefon. See oli ülikriipi, ma suhkut olemas kuskil õudusfilmis. Siis ma võtsin selle vastu ja siis päästekeskusest helistati ja öeldi, et kas kõik on korras, et teil on siin häire. Ja siis ma olen mingi, et ma olen reaalkooli õpilane, et valvur läks ära, ma olen siin koolis kinni, me ei saa välja. Siis ta oli mingi, okei, oota ma uurin. Ja siis helistas mingi kontakttelefonile ja siis helistab pärast tagasi, et keegi tuleb mingi poole tunni pärast ja päästab meid välja. Siis ma ei tea, kui hirmul ma mõtlesin, et inimesed on raudselt üliveased, et nad mingi 12:30 öösel tulevad meid sinna kooli päästma, aga õnneks see inimene, kes tuli, ta oli nii chill, ta oli nagu, mis te siin tegite, filmisite videot või? Oi, jäite kinni, mis on ikka, et saatke pärast link ka, kui mingi video valmis saab, ta oli nõus meid isegi koju ära viskama, aga me elasime teisel pool linna, seega me läksime ise. Aga ütleme nii, et ma lingin selle vlogi siia, see oli väga huvitav, ma vlogisin reaalselt kogu kogemust, kuidas see pime oli, kuidas see sireen, kõik asjad nagu checkake. Oleme jõudnud 3. kategooriani, milleks on reisimine. Milline on minu lemmikreis või mõni sihtkoht, kuhu ma läheksin alati tagasi? See küsimus on minu jaoks päris keeruline, sest ma hakkasin reaalselt reisima 6-kuuselt. Mu esimene reis oli Türki, mis tähendab, et ma olen reaalselt 20 aastat reisinud ja enamasti 4-5 korda aastas, sest mu vanemad on väga reisihimulised, neile täiega meeldib seigelda. Aga see tähendab seda, et nagu mingi esimesed 10 aastat, kui ma reisisin, ma praegu ei mäleta nendest reisist põhimõtteliselt mitte midagi. Seega mul on väga raske seda hinnata, ehk ma mäletan pigem viimase mingi 5-10 aasta reise. Pealegi mul ei ole väga lemmikasju, ehk mul on niigi raske seda ainult ühte valida, aga ma ütleks, et kuhu ma tahan kindlasti tagasi minna on Austraalia. Number 1 sellepärast, et kui ma seal käisin, ma olin mingi 7 ja ei mäleta väga midagi. Ja teiseks, kui ma viimati käisin eelmine suvi USAs suveülikoolis, siis ma sain sealt mitmed sõbrad endale, kes siis elavad Austraalias ja kogu aeg kutsuvad mind küll, et ma saaks seal uuesti kokku hängida, mis iganes, seega ma tahaks täiega sinna tagasi minna, et neid näha, pluss nüüd uuesti Austraaliat avastada, kui ma reaalselt nagu olen rohkem teadlik sellest, mida ma seal teen. Millised on minu unistuste sihtkohad? Mu bucket listis on kindlasti Island, Brasiilia, Jaapan, kus ma olen ka tegelikult käinud, aga ma olin, ma ei tea, mingi 6, ehk ma ei mäleta ka midagi. Ja siis Antarktika selleks, et ma saaksin kõik maailmajad ja mandrid läbi käia. Mis on minu suveplaanid ning millal ma plaanin uuesti reisida? Tegelikult mul pidi suvel
olema 2 reisi, millest üks jäi ära. Me pidime minema sõbrannadega Horvaatiasse ja seal olema nädal aega paadi peal, aga noh, koroona, seega meie lennud tühistati ning see jäi kahjuks ära. Teine reis on siis Rootsi, kuhu ma lähen juba paari nädala pärast ja ma räägin siis täpsemalt, kui see kätte jõuab, et mis toimub, mis me seal teeme. Seega pange end valmis! Ja ülejäänud suveplaanid, ma ootsin täiega positiivust, mis kahjuks tühistati, aga ma olen seal varasemalt 2 aastat koos Coca-Colaga käinud, ma pidin ka see aasta minema, aga noh, ei toimu. Seega mõtlesin, et ma tahaks kindlasti mingi road tripi Eestis teha, mul on nädalavahetusel koos oma kutiga. Mõtlesin äkki Narva minna, sest ma ei olegi seal väga nii-öelda puhanud ja mu sõbrannad täiega soovitavad Nooruspaad, mis on hästi ranna ääres, et ma mõtlesin, et sinna oleks suht cool minna. Ja lõpetuseks siis 3 boonusküsimust. Millal tuleb välja Coca-raamat? Ma olen tegelikult mõelnud küll sellele, vahepeal käis isegi idee läbi, et äkki koos Madliga teha, sest ta on ka päris tervislik ja kokab palju ning koos saaks äkki huvitavaid retsepte, kuid ma ei ole seda veel otseselt ette võtnud, seega te võite mulle kommentaarides teada anda, kas te tahaksite, et ma teeksin oma Coca-raamatu. See oleks suht cool, ma mõtlen, kas saaks füüsiliselt käes hoida minu retseptidega raamatut. Mul on see, et pole nii palju juba siin vlogides nagu ära näidanud, et ma mõtlen, et kas teil oleks huvitav, kui osad need retseptid, mis te juba näinud olete, on ka seal raamatus sees või need peaksid kõik uued olema, sest ma ei tea, kas mul nii palju uusi tuleb. Väga paljud inimesed on mulle Instagrami DM-ind suvaliste videote alla jätnud küsimuse, kust on mu toakapid tellitud. See on kõigile silma jäänud, siis ma lõpuks ometi annan teada, need on küll meie personaalselt nagu mõõdetud selle toa järgi tehtud vastavalt meie vajadusele, aga need siis tootis Pärnu mööblivabrik. Ja lõpetuseks, mis on minu Netflixi soovitused? Ma ütlen ausalt, et ma ei ole juba aastaid eriti palju filme vaadanud, et igapäevaselt ma ise tarbin hästi palju sarju, seega ma annan teile oma lemmik Netflixi sarja soovitused. Hetkel ma vaatan siis Big Bang Theory't ja The Fresh Prince of Bel-Air, millega ma olen mega obsessed, mulle väga-väga meeldivad need, soovitan mõlemaga olen suht lõpus juba. Siis ülejäänud sarja, mis ma olen läbi vaadanud ja ka täiega soovitan Grace and Frankie, Friends, Full House ja Fuller House ning Pretty Little Liars ja Gossip Girl. Need enamus on sellised suht chillid, et ei ole mingi mega action, vaid pigem selline rahulik, mõnus, natuke romantiline, hästi palju huumorit ja komöödiat, et tekitab sinust siukse sooja tunde, on väga mõnus enne magamaminekut vaadata, et ta ei aja sind hullult ärevile mingi välja arvatud Pretty Little Liars, seda polnud hea mõte enne magamaminekut vaadata, see oli suht intensiivne, see on pigem siuke päeval vaatamise sari. Ja see ongi tänaseks kõik, mul hakkab reaalselt 10 minutit pärast trenn, seega ma pean jooksma, aga kindlasti visake pöidlad püsti, kui teile meeldivad Q&A-d ja te tahate veel näha, andke ka kommentaarides teada, kas ma siis peaksin tegema koos Anduga järgmise Q&A. Kindlasti ärge unustage ka subscribe ida, sest nagu ikka suvel tuleb igal reedel 10 hommikul uus video, te ei taha sellest ilma jääda ning näeme juba järgmises videos. Tšauki!